Jätkame saadet. Mulle tohutult meeldib inimestega rääkida, minu lemmiktegevus on intervjuud, aga ma pole oma elus mitte kunagi juhtinud mitte ühtegi podcasti ega vodcasti. Täna proovin ära ja saan teada, mis tunne on ise juhtida ühte podcasti. Tere head sõbrad! Mul on täna suur rõõm tervitada siin meie stuudios inimest, kelle silm alati särab, kes pakatab energiast ja kelle rõkkav naer nakatab kõik enda ümber. Mu daamid ja härrad, Sirje Potissepp. Tere tulemast, Sirje! Ja tere tulemast! Rõõm sind näha ja tõesti, nagu ma ütlesin, alati su silm särab ja mis on see? Ütle palun see retsept meile kaasa, et väga paljudele selle poolest just eeskujuks. Mis on see, mis sütitab sind iga päev, kus kohas sa oma energia saad? No, ma ei oska seda öelda, seda on minu käest elu jooksul vist niivõrd palju küsitud, et võib-olla ongi kõige rohkem küsitud küsimus, aga ma tõepoolest võin tõusta ükskõik millal, ma magan ju vähe, kes natukene mind rohkem tunnevad, nad teavad, et ma magangi tegelikult ka väga vähe ja ükskõik millal ma siis silmad lahti löön, ma olen kohe erk, ma olen kohe minemas ja omavahel öeldes mind väga häirib, kui keegi jääb minu tempost maha. No teades, kui sõbralik sa oled ja milline peohing ka, siis loomulikult igaüks ihkaks sind oma peole või galale, aga sind on ainult üks ja sa ei jõua igale poole. Ütle palun, kuidas sa vahepeal välja vabandad, et ei peaks minema? Ega ma ei peagi väga välja vabandama, nii palju kui ma ikkagi jõuan, nii palju ma käin ja kui ma ei jõua, siis mul on sellest väga kahju. Et jah, eks see ole üks selline suhtlemisviis ka ja ma pean tunnistama, et ma tunnengi ennast inimeste seas lihtsalt nii hästi, et pigem ka COVID ajal, kui kõik jäid kodukontoritesse, siis mul üks ja ainus kolleeg Toiduliidus praegu on ja temaga ikka naersime, et vähemasti me saame koos olla ja võtsime vastu otsuse, et me mõlemad ikkagi käime kontoris. Ja vaat siis ma tundsin küll, et ma olen ikka hullult sotsiaalne inimene ja ma tundsin puudust just nimelt sellistest suurtest rahvahulkadest, et mida rohkem inimesi, mul ei ole mitte mingi probleem minna täiesti võõraste inimeste sekka, sest sekundite jooksul on mul vähemasti juba 2-3 tuttavat, ma olen kõigiga jõudnud juba tuttavaks saada või vähemasti osadega ja ma usun, et ka jututeemasid on alati millest rääkida ja toit on ju ka alati see teema, mida minuga tahetakse rääkida, et kunagi endised Remedia kolleegid siis kunagi küsiti, et kuule, et iseloomustage Sirjet on ju, mul tuli lihtsalt praegu meelde see, siis nad ütlesid, et jaa, et Sirjega on ju lihtne. Kõigepealt on töö, siis järgmine aste on töö ja siis on töö, siis on pikk vahe, siis on autod ja siis on veel pikem vahe. No seda ei peaks mu pere küll praegu kuulma. Ja siis on perekond ja mees. Aga arvestades sinu elutempot, siis palju ajahetki ei pruugi päevast tulla kiirtoit. Kas sa vahepeal patustad ka? No inimesed jälgivad eriti sind, arvestades sinu profiili, et mida see Sirje sööb. Kas sa vahepeal patustad kiirtoiduga ka? No kindlasti patustan, ma ütlen seda täitsa siiralt ja ühe patu, mis mul kohe jälle meelde tuleb, et iga kord, kui ma Brüsselisse lähen, siis ma võtan friikartuleid. Nii, sellepärast, et Brüsselis ju võib. Aga üks sõbranna ütles mulle, et mis asja, mis mõttes Sirje Brüsselis võib? Brüsselis peab friikartuleid sööma, et nad maitsevad seal hoopis teistmoodi. Ja ikka vahel patustan ka, aga ma tõepoolest teen ka seda selles võtmes teadlikult, et ma söön absoluutselt kõike. Ma olen kõigesööja, mul ei ole väga suuri eelistusi, sest ma alati mõtlen ka niimoodi, mind on lihtsalt niimoodi kasvatatud. Et kui sulle toit ei maitse, siis see on sinu probleem. Aga selle toidu tegemiseks on inimene või keegi on näinud väga palju vaeva. Et ma kunagi ei alahinda teiste tööd. Ja tõesti, kui sulle ei maitse see, siis ära võtta. Leia mingi teine toode, ära hakka vinguma selle juures ega virisema. Meil on nii palju erinevaid valikuid ja lõppude lõpuks on igal ühel võimalus ka ise endale ju alati meeldivat toitu teha. Et mina olen toidu suhtes väga tolerantne, sest ma olen ikkagi talus kasvanud. Mind on kasvatanud mamma ehk siis ema ja ma tean väga hästi, kuidas toit lauale tuleb, kui raskelt see tuleb, sest juba talil Jutuse talus me pidime kõik panustama vastavalt siis oma eale, nii palju kui me jõudsime. Aga seda, et näiteks kartuleid võeti ja meid ei olnud põllul,
lapsi, see ei tulnud kõne allagi. Et kui küsitakse tihtipeale ka, et no mis te olete lapsepõlvest kaasa saanud või perest kaasa saanud, siis mina arvan, et ma olen perest kaasa saanud väga-väga palju. Lapsepõlvest kindlasti seda, et töökus kogu aeg pidid tegema tööd ja siis said alles naabri russapoistega mängida, on ju, et minu naabri lapsed olid, kellega me mängisime, olid kõige rohkem russapoisid, siis Viktor ja Aare. Ja ennem ikka jälle enne töö, ehk seesama kohusetundlikkus, töökus, kuna kõike oli vähe ja kuidas vanemad tegid tööd veel sofoosi töö kõrvalt, kuidas nad pidasid loomi, kuidas nad kõike seda käisid müümas ja kogusid raha. Ega vanasti oli ikkagi ju niimoodi, et maainimesed olid rikkad ja me ju teadsime lastena, kus oli raha. Teate, kus oli raha taludes? Külaliste toa riiete kapi vasakus nurgas. Ja me ju mängisime ju jummel, kui palju rahahunnikutega mängisime näiteks poodi. Et vanemad ei teadnud sellest ju mitte udu umbegi, mida me tegelikult tegime rahaga, aga õhtuks ajasime selle rahahunniku sinna jälle kokku. Et suhtumine rahasse, et raha tuli raskelt ja raha ei anta kergekäeliselt välja, vaid alati mõeldakse läbi ostud, kuhu panustatakse ja mina arvan, et see on olnud see tarkus, mis on mind elus väga palju aidanud ja ma olen seda järginud. Kui tihti sa täna leiad aega ja võimalust kodus kokata? Ei no mina pean küll seda tunnistama, et mina pole lapsepõlve koduski tahtnud süüa teha, aga mida me tegime, olid need samad puupliidi peal siis kartuli küpsetused, mida mamma lubas, aga ema ei lubanud, on ju. Et söögi tegemisega minul on hästi lihtne. Mina olen väga tänuväärne toidunautleja. Mina teen süüa täpselt nii palju, kui on vaja ja täpselt nii vähe kui võimalik. Mis on kõige parem toit? Ma pean seda küsima sinu käest. No ikka hästi lihtsad toidud, et mul tulevad kõige paremini välja võib-olla tõepoolest toidud sealihast. Ja näiteks hakklihast, mis on väga tänuväärne tooraine, sest sellest toorainest saab lihtsalt nii palju erinevaid toite teha. Kuidas küll siiani sinutama üldsegi hakkama sain? Võin joosta su poole ma pimedal ööl, sinu nägemisest lõkkele löö. Veel veidi on aega, viib teessana aeda, tean, et seal valgeks sööme pimeda öö. Ja kuigi peidus pinna all, on peidus palju kellele sa neid hakklihast toitusid valmistad? No ega ma hakklihast ka ainult ei valmista, aga põhiliselt ikka oma abikaasale ja lastele ja perele, kui pere on kodus. Meil üks video vaadata, vaata, mis ekraanil on. Muidugi. Olgem ausad, on ju. Targad lapsed, loll mees ja alati õigus. Nii, et siis targad lapsed ja mees. Ja ma kutsun siia stuudiosse sinu kalli abikaasa Vello. Tere tulemast, Vello.